nüüd ütlen teile, meil on siin avatud praegu selline tore näitus nagu kuulsad mereretked, eurooplaste maailmapildi avardumine, mis räägib Krusensternist. Ja Krusenstern umbes 200 aastat tagasi oli väga huvitatud ka kaartidest, nagu Taavi on praegu huvitatud kaartidest, ja tema tegeles ookeanite kaardistamisega. Ja see näitus sellest ajast ja nendest kaartidest räägib, aga kuigi Krusenstern oli meil siin peaaegu kohalik Hagudi kandi inimene, siis ma ei tea, Felix, sa võid kinnitada või ümber lükata, aga Eesti vett ta ei kaardistanud minu teada. Aga selle eest on olnud palju inimesi ja palju põhjuseid, miks on olnud vaja ka Eesti veekogusid, veeteid ja vett kaardistada ja kes veel parem inimene võiks olla omapärastest kaartidest või teemakaartidest rääkima, kui mitte Taavi Pae Tartu Ülikoolist, kes on geograafia, võiks vist öelda kultuuri- ja kaardisõber. Jah, see sõber on hea sõna. Jah. Nii et põnevat kuulamist ja ma usun, et saab küsida ka küsimusi lõpus või ma ei tea, kas sa soovid ka vahepeal küsimusi võtta, kui kellegi tekib neid? Ja mul ei lähe sassi midagi. Nii et ma julgen arvata, et meil läheb siin koos küsimustega umbes 1,5 tundi, aga mitte oluliselt rohkem tõenäoliselt, et umbes selline... Et kui kiiresti me räägime? Jah, sõltub siis, kui kiire selle kiiruse nupu, kui tugeva kiiruse peale paned. Nii et kena kuulamist ja mõelgi siis häid küsimusi, et see on selline arutane võimalus. Taavi minu teada ei ole meil siin enne loengut pidamas käinud. Küll aga need, kes täna ei jõudnud või kui tahate kodus üle täpsustada, siis me salvestame, et kui tuleb hea salvestus, siis jagame seda ka, kui Taavi lubab. Aitäh minu poolt. Ja aitäh sissejuhatuse eest, et jah, Taavi Pae nimi ja see kaardisõber on tõesti võib-olla hea väljend. Ma olen tõesti viimastel 10, 15, 20 aasta jooksul paljude kaartidega kokku puutunud ja sageli ma ütlen ka seda, et ma avaldan selle saladuse, aga see enam ei ole ammu saladus, et ma ise ei oska kaarte teha, et ma pole elu sees ühtegi kaarti teinud või kui olen, siis kasutades programme nimega PowerPoint või Word või et kaardimaailm on selline imetabane. Ma alati imestan neid inimesi, kes teevad nagu kaarte ja eriti või kas või see näitus vaadates, kuidas nemad tegid, et see ikkagi natuke käib üle minu mõistuse ka ja kui sinna see trükikunst vahele tuleb ja tänapäeval tuleb ju juurde, et ta on pigem nagu disaini teema ja võib-olla tänapäeval jällegi, et kas ma ei tea, illustraator on ka juba autoriks pandud juurde, et see, kes annab sulle ette, aga nüüd see AI maailm, ma ei tea, mis see veel teeb, et see teeb kõik kaardid võib-olla ise valmis. Aga need kaardid, millest meil täna juttu, et kui see teema tuli, siis ma ütlesin kuidagi, et Eesti vetekaardid ja nii see jäigi ja et see tegelikult annab ju võimalust üsna vabalt rääkida ja mis mulle geograafina, et ma ennast piiritlen kuidagi, et ma tahan olla nagu kuidagi Eesti geograaf. Me nagu väga väljapoole ei lähe, ja ega ma siis ju saan aru ka, et ikkagi eestlastele sageli on nagu Eesti asjadest parem rääkida, siis nad saavad võib-olla aru ka neist asjadest. Ja kui see pealkiri oli valmis peaaegu, siis ma mõtlesin kohe, et millest alustada ja alustan ühest kaardist, mis ongi Eesti vetekaart põhimõtteliselt, Eesti veed, eks nad ka võib-olla mõtlesid toona Regios, et mis me selle kaardi pealkirjaks paneme. Ja ma tunnistan, et ma unustasin selle maha, mul oli see käes, aga ma arvan, et paljud on seda käes hoidnud ja kui kellelgi on tohutu soov seda kaarti omale omandada, siis võite muga ühendust võtta, mul vedeleb neid kuskil ka. Et see kaart on, see ilmus 1991. aastal ja ma lugesin, sageli kaardi pealt ei loeta, mis sinna veel kirjutatud on ja sellele on kirjutatud siis mingi tekst on umbes selline, et panime siia kõik Eesti, siis võt see sõna vesi käänamine, eks ju, kõik Eesti vee pani sügavus, tegelikult on isegi ka Peipsi sügavused teatud määral ja mis seal kaardi peal veel oli huvitavat või oli kohe öeldud, et Eesti Vabariigi piiri ei lubanud tsensor peale panna. Et selline lause oli seal, nagu mis ma kunagi polnud seda nagu vaadanud, et aga selline lause,
et kes teavad natukene, et Regiol tuli toona üks seeriakaarte, oli Eesti sood, ja kusjuures sood võiks ka olla Eesti veedekaart, eks ju, sest soo on ju vett täis, aga soodekaarti ma ei näita teile. Ja siis oli veel Eesti teedekaart, selline väga primitiivne, ja sinna pani Regio siis salaja, pani siia niisugused punktid peale. Ja vist isegi äkki, see legend on mitmeid, et küsiti, et mis punktid need on, aga need on lihtsalt nagu, et toona see käsitsi tehti, igast punaseid trükipunkte võis sinna jääda, aga tegelikult moodustasid siis Tartu rahujärgse piiri. Aga siia siis ei lubatud, see on kaardi peal öeldud, see tänapäeval tundub ju jabur, et siis, et piiri võid panna, aga siis selle kirja võisid panna, et ma ei tohtinud seda panna. Nüüd selle kaardiga on veel üks asi, et kunagi selle peaaegu nagu otsisin välja, aga et selle kaardi, see on kindlasti Eesti üks läbi aegade kõige suurema tiraažiga kaarte. Et ma tean, Tiina võib-olla teab, aga ma küsin teiste käest, et kui palju, et seal peal on siis, kes vanemat aega mäletavad, siis alati igal asjal pidi peal olema, et mitu trükki trükiti, eks ju. Et mis te arvate, mitu eksemplari seda kaarti trükiti? 120 on ikka natuke üle pakutud, aga suurusjärgud on õiged, sest seal on kirjas, et 50 000 siis trükiti Eesti vetekaarti ja muidugi see, et neid praegu kuskil vedeleb, ma tean, ma olen näinud neid pakkidega, mis tähendab, et ega kõiki ei müüdud ära, aga isegi kui müüdi, ma ei tea, 20 või 30 000 ära, siis ta on siis 1 400 000. Et see on siis umbes nii suur. Peaaegu sai seina peale panna, et neid tuli siis Regiol mitu tükki koostöös Tartu Ülikooliga ja ma tean, et paljud inimesed minu põlvkonnaski käisid matkal selle kaardiga näiteks, sest muud midagi ei olnud võtta, eks ju, ja tegelikult ma tunnistan, et ma tänasel hetkel tudengitele, tegelikult nüüd on ikka paremad, aga näidata näiteks, et Pandivere kõrgustikul ei ole vooluveekogusid, eks ju, siis see torkab kohe silma, ja saabki kohe, et aga miks ei ole ja kõik see jutt, et tegelikult see kartograafilise kujutuse mõttes mingites asjades on ta väga hea kaart ja vist oli ka, et kõik ühendusteed olid ka pandud peale, või seal kirjas olid kõik ühendusteed, aga siis Soome vahet, eks ju, oli laevatee, aga Rootsi vahet veel ei olnud ja näiteks ma jälle kunagi polnud tähelepanu pööranud, aga Vene ajal, jällegi paremad, Saaremaa Hiiu vahel ju ka ei olnud, ei saanud sõita, et siin kaardil ka ei ole, eks ju, et minu meelest see, keegi võib parandada, minu meelest see on ka mingi 90 aastate teema, et pandi sealt praam käima, et seal ei ole, seal kogu aeg käinud. Rohuküla Entemaa vahel on. See on kogu aeg käinud ja nii palju, kui mina mäletan seda, see on kogu aeg käinud. ei, aga siit see Sõrud riigi vahel. Ei, sealt. Ma räägin seda, et siit ei käinud praam. Ei käinud. Jah, et see on mingi 90 aastate teema ja see kaart seda kajastabki. 90 isegi teise poole teema, et kui sa tahtsid Saaremaalt Hiiumaale saada, siis sa pidid ikkagi suure ringiga sõitma, mis nagu jällegi tundub, et näed, kaart ikkagi räägib järjest rohkem, et tasub neid vanu kaarte. Kui Hiiumaalt Saaremaal sõidetes läbi Mandri, siis tähendab, see piiritsooni luba ja kuna Hiiumaa ja Saaremaal mõlemad piiritsoonid. Jah, no et hiidlane ei pidanud siis Saaremaale piiritsooni luba andma. Nii et ühesõnaga tuleb neid asju, aga selle kaardi juurde ma tulen jälle lõpus tagasi. Nüüd Eesti vetekaartidest, et mina ei ole väga suur spetsialist nendes merekaartides, eks ju, et neid on, kui hakata niiviisi vaatama, siis 19. sajand on neid, 18. sajand ilmselt on ka, aga eks nad lähevad järjest täpsemaks, teatud moel nad näevad ühesugused ju välja, või kohe jõuame muidugi, et mingid natuke ka muutuvad, aga et Vene tsaaririigi mõttes ja varasemasse aega ma eriti ei lähe, eks ju, aga et näiteks see sügavuste teema, eks ju, et kogu aeg impeerium pidi ka kaardistama, sest veeteed olid ikkagi väga tähtsad, eks ju, siin on näha selline ilusti ka ruudustikuga ju siis prooviti selline ühe kursi peal neid kaardistada, see oli umbes täpselt 1851 välja antud, aga mõõtmised on
varem ja selge, et siis sadamate ümbrused veel eraldi kaarte, natuke kujutati alati ka seda rannikut, sest rannik oli ikkagi ka alati selline palju ja sellistest tavaliselt hakkavad neist moodustuma, eks ju, nad siis teatud ka ülekate ja on suuremaid ja väiksemaid. Ja kui me jõuame 1920. aastateni, siis asus Eesti riik ise tegema oma kaarte, ja mõned neist on, ma vist olen kuskil, ma vaatasin ettekannet ette valmistama, et see on üks ilusamaid kaarte, eks ju. Tänasel hetkel me võiks nagu, ja tänasel hetkel, ma arvan, võib-olla isegi siin Meremuuseumis kuskil seina peal või sageli näed selliseid, et need on lihtsalt ilusad kaardid, et kuigi eks antakse ju tänasel hetkel, on merekaardindus on ka üks selline, kus see paberkaart on ikkagi, antakse välja, sest mere peal, kui aku saab tühjaks, eks ju, siis on ikkagi vajadust, nii nagu sõjandus on selline teema, kus ikkagi on alati paberkaarti ka vaja. Ja see vasakpoolne kaart nüüd, Tiina on siin, aga on vist ju nii, et see võeti üle nagu uus kujundus, eks ju, et see on niisugune lääne-euroopalik kujundus, et kui varem nagu kaardid olid natuke teiste värvitoonidega, siis ja kui vist leppevärkidesse hakata ka süvenema, siis arengud on ikkagi olemas. Aga see vasakpoolne kaart muidugi selle puhul, et merendusega alati käivad need majakad kokku, et ikkagi ilus, need majakad ei ole ju siis, Kõpu majakas ei ole siin Tartu juures, vaid ikkagi on seal, aga mulle meeldiks küll neid mõlemaid omale seina peale panna ja muidugi võib siit ka otsida erinevaid nimesid ja sügavusi ja mõelda, et kui täpne see toona oli. Et veel neid Eesti-aegseid kaarte, selle kaardipaariga, et see, ma ei tea Eesti kartograafia ajaloos väga palju, kus oleks keegi kirjutanud ja pahandanud ajalehes või oleks nagu ühesõnaga selline kriitika tulnud ja siis see 1920 see kaart ilmus siis varem ja üks põhiviga oli see, et pikkuskraadid olid valesti. Te näete, see joon, mis ülevalt alla tuleb, see peaks olema nagu mõlemal kaardil ühe koha peal, eks ju. Ja mis võiks veel halvem olla, kui merenduses sa ajad lihtsalt sassi midagi. Tänapäeval või visuaalselt ja ega sa nägid ju kuidas, aga ühesõnaga tegelikult ega vaevalt nüüd sellest midagi juhtus, aga lihtsalt kriitika oli, et kuidas ikka saab niiviisi merekaarti teha, kui te ei oska isegi pikkuskraadi õigesti peale panna. Et ma ei tea küll, kust, nagu ikka juhtub, eks ju. Et siin mõlemad on, ma vaatan, veel on Greenwichi meridiaanist ikkagi lähtuvad juba, aga Tallinna Vanasadam ja tõenäoliselt sellepärast ongi neid 2 tükki kohe olemas, et kuna 20. aasta oma sai nii palju pahandada, siis tehti kohe 22. aastal uus kaart ja näiteks selle vasakpoolse kaardi peal ka päris põnev, seal peaks olema ka kõik hooned näiteks, kas on puidust või kivist ja selliseid asju ka, et kes tahab tänase sadama alaga kokku ajada. Nõukogude ajal, ja nüüd ma olen, see vasakpoolne kaart näiteks, ma olen kindel, et see ikkagi või jälle, võib-olla ma eksin, aga ega ta tavainimese kätte niiviisi naljalt ei sattunud, eks ju, et toona oli see kartograafia oli ikkagi ju salastatud, aga samas ma mõtlen, et need, kes kalaril käisid, neil pidi ju ka ikka kaart olema, nii et ta oli ikkagi ametkondlikuks kasutuseks ilmselt oli neil olemas. Selle vasakpoolse kaardi peale ma veel mõtlesin, et üks selline ilus kohanimi, millest meeldib natuke alati rääkida, on see, et ilmselt osad teavad, et siin see Viirelaiu peal, et see on siis vanadel kaartidel, ütleme 19. sajand, 20. sajand alguses ka on alati, ja Eesti ajal ka on Pater Noster, eks ju, meie isa, et tuleb lugeda meie isa palve, kui sa sisened, aga mis selle veekogu nimi on üldse? Kui hakkate siin lugema
arvan, et siin ei ole mingit Väinamere, siin on Muhu väin. Kaart on 67. aastast, et Väinameri on üks väga uus kohanimi üldse, et see on alles peale teist maailmasõda geograafide poolt välja mõeldud. Et Endel Varep ja seal oli vist Villu Astok ka mõtlesid, et äkki oli isegi nii, et Villu Astok tahtis panna ja professor Endel Varep ütles, et ärge, et sa oled ikka kindel või umbes või midagi. Ja tänasel hetkel ma üldse ei mõtle, nii ilusti sobiv nimi ju, et põhimõtteliselt ala, mis on igalt poolt väinadega ühendatud, eks ju. Aga ajaloolises kirjanduses on ta siis alati Muhu väin, eks ju, ja noh, see Muhu väinaregatt ongi ikkagi nagu sellest ja Juhan Smuul vist kirjutas ka ju ikkagi, et ma olen Moonsundi arhipelaagist pärit, et siis see kõlas alati väga uhkelt, et kuskilt nagu Lõunamere saarelt, et ka meil oli vist see, et Liivi laht ja Muhu väin, et ei mingit Väinamerd, eks ju, 25. aastal, et see on vist on niiviisi, et kuskil umbes 39. aastal on kuskil väikse tähega Väinameri kirjutatud, aga see päris Väinameri alles on 5-60. teema, et ta siis Väinamereks sai. Praegu on juba soome keeles ka nii. On või? Ahah, noh, et ega jah, kas ma ei tea, kas rahvusvaheliselt ma ei tea, kuidas siis Väinameri või? Kohanimed on ju ükses maailma mastaabis ka väga tähtsad, et kui see jutt läheb juba lappama, aga lihtsalt see üks maailmas mul alati tuleb meelde see, et Põhja- ja Lõuna-Korea on ühes asjas alati ühte meelt, lahkuvad ÜRO-st koos kohanimekomisjonist, et kui küsimus on selles, et mis on selle mere nimi, mis neist lääne poole või ida poole jääb, et see ei ole mitte Jaapani meri, vaid see on Idameri nende jaoks, eks ju, muudes teemades on nad kõik. Aga ma tegelikult jäin mul selle meie isa juurde, eks ju, et siis, aga et nõukogude ajal ma vaatasin järgi, et nõukogude ajal ikkagi enam meie isa ei ole siia pandud, et ilmselt see enam ei kõlbanud siis ikkagi kaardi peale, et siin on ikkagi lihtsalt piirelaid ja noh, need majakate ringid. Aga see teine kaart, seda mulle kunagi ütles Tiina, et selle, ma ei tea, kas sa mõtlesid ise välja, et dessantnikke kaardiks kutsutakse. Jah. Ühesõnaga, et mingil hetkel tekib ju see, et kui me räägime sõjaväest, et siis tegelikult on vaja nagu vesi ja maa kokku panna, eks ju, et sulle ei piisa ainult veekaardist ja siis, et on selline terve seeria siis, noh, see on Lahemaalt, et kus siis põhimõtteliselt, et selle kaardi järgi saaks siis dessante korraldada, et on suhteliselt põhjalikult siis antud ka see maismaa osa. Kas ma seal võin paar lauset sul kommentada? Vähemalt silma järgi on näha, et see on selle Suurpea baasi selle polügooni katsepunktide kaart. Sest dessandid olid tegelikult see, kus harjutati, kus oli hüdrodünaamika stendid, see oli hoopis Lahepõhjas, vana Lohja küla juures. Sa mõtled seda punast kasti? Ja, et seal on kõik need stendid ja andurid ja kõik need, mis olid lahe sees. Jah, väga hea tähelepanek, aga mis siin seal üleval näiteks, see peaks ka olema mingi, ma ei ole... Meil oli seal Lahepeal ka paar stendi, kus see on sügavused teised ja kusagil muidugi siin all seda ülikaugshinet ka. All on mingid täpsustused ka, võib-olla seal on mingid, ega siin muidugi kirjutatud ei ole kuskil, et ma mõtlen, et näiteks, kas mul tuleb äkki? Okei, aga nüüd me jõuame ühe kaardini, me jõuame ühe ürituseni, eks ju, kus nagu kaart oli nagu vajalik, aga samas oli nagu ei tohiks või ja no, seda ütles Tiina mulle, et Tiina Kruup on Rahvusraamatukogus kaartide eest vastutaja, ütles, et ikkagi see on ainukene avalik merekaart kogu nõukogude aja jooksul. Et on vist nii.
ja sellest on vist ka veel nagu mitmekeelne. Jah, ja vist oli veel prantsuskeelne ka äkki või? Jah, 3, noh, et üks, aga et jah, selleks olümpiapurjeregatiks ikkagi pidi tegema siis merekaardi. Et siin all on ka, et selle väljaandes NSV Liidu Kaitseministeeriumi navigatsiooni ja okeanograafia peavalitsus ja ikkagi ju nagu koordinaadid on, muidugi ma ei ole kontrollinud, kas need koordinaadid on nagu tänasega lähevad võib-olla ka mingi kerge nihe sinna peale pandud, et ja ma imestasin, et olümpiad, ma ei teadnudki, et on purjetamises on Charlie ja Bravo ja 470 ma veel teadsin, et aga et need paadiklassid on ka natukene. Bravo on selle raja nimi, see ei ole paadiklass. Aga ma ei tea, see 470. Jah, see on küll jah. See FD vist siis jah. Need on raja nimed. See üleval on siis. Üleval on suuremad jahid on üleval ja siis väiksemad on lähemal. Ja ma saan ka targemaks, et see põhimõtteliselt ikkagi paadiklass on FD 470 ja see on äkki mingi Souling või ma ei tea. Ei, Souling on vaata seal all, FD all. Vasakul on need paadiklassid selle voltiku taga. Täitsa loll, noh, tuleb ikka lugeda. Tornado, muidugi Tornado oli see kõige uhkem ju see, mida lapsena minagi mäletan, et ikkagi kõige suurem ja kiirem ja kus see oli katamaraan siis, eks ju. Vot, aga ei teagi, miks ajaliselt hüppame hoopis veel ühte varasemasse aega ikkagi ja ma tahtsin näidata teile kaarti, ma arvan, mis on esimene meie ala kohta käiv siis hüdrograafiline kaart, ütleme Eesti vetee kaart siis, aga kui me lähme, nii kui me tsaari aega lähme, siis ega tavaliselt ju ei piirdutud selle Eestiga nagu, et sul on ikkagi need 3 Läänemere kubermangu ja oli üks mees nimega Karl Ratlev, tema oli, tegelikult oli ta õpetaja pigem ja ta ei olnud näiteks Tartu Ülikooli professor või mingi, aga see oli hetk, kui oli just ilmunud Rückeri kaardid, Rückeri üldkaart, kus oli ja enne seda olid just Struve meridiaani või Struve triangulatsiooni mõõtmised olid juba olnud, et ehk siis esimest korda olid üsna täpselt paika saanud, et kuidas siis erinevad kohad üksteisesse suhtuvad ja see Karl Ratlev joonistas ja see on jällegi see, et ma ütlen, et joonistas, see on üks suur ja lõputu teema, et tõenäoliselt tema ei joonistanud midagi, et siin all on näiteks, et joonistas Julius Malm hoopis, eks ju, aga tema oli siis kartograaf ja et kuidas see tööjaotus seal oli, aga et 2 kaarti, üks oli siis orograafische ehk siis kõrgussuhete kaart ja teine oli hüdrograafische kaarte, sellised ilusad kaardid ja määras siis ka veelahkmed, et kuidas need siis, mis vesi kuhu voolab, eks üldjuhul oli ju teada, aga ega noh, kui me niisuguses mõttemaailmas tagasi lähme, et kui me jõgedest räägime, siis noh, et kui palju, et kas Lembitu teadis, et Navesti jõgi, kuhu ta voolas, on ju, või noh, et inimesel ju ei olnud nagu kaardipilti kogu aeg silme ees, et eks suurega, kui sa juba laevaga said sõita, siis sa ilmselt Tartus teadki, et kui sa sõidad, siis jõuad Emajõe või sinna Peipsis peale, eks ju. Aga et selline üsna nägus kaart, aga ma suurendasin üles selle Pärnu jõgikonna näiteks, eks ju, ja ilmselt on siingi osad võib-olla elus kogenud, et see jõgede nimede teema on selline, et noh, me mõtleme, et Pärnu jõgi on Pärnu jõgi ja mina kasvasin üles siis geograafias õpetati, et Pärnu jõgi on Eesti pikim jõgi ja nüüd räägitakse midagi muud hoopis ja aga et see on üks ilus näide võib-olla sellest Pärnu jõgikonnast, et kuidas need nimed on siis, et see Kaltenbrunn on, eks ju, Roosna Alliku, siis Paides ei teadnud Pärnust, miks peaks Paides keegi Pärnust teadma midagi, ja siis Türil, miks peaks keegi Paidest või Pärnust teadma ja Vändras ja siis Tori ja siis Pärnu jõgi on ainult seal, noh, Pärnus, Pärnu jõgi on Pärnus, et me saame siit nagu 4 või 5 jõge kokku, aga
aga noh, et edaspidi selles mõttes noh, me saame ka teisalt aru, et selle süsteemi tegemiseks on ikkagi vaja võib-olla, et noh, me mingi suurema jõe, Pärnu puhul on natuke nagu see, et nagu tunduks, et ta justkui algab ja siis lõpeb, et noh, seal Roosna allikul on väga selgelt, et tulevad allikast välja. Aga tegelikult Pärnu jõgikonnas on päris mitu kohta, näiteks Navesti Hallistega kokku saavad ja kus tegelikult saavad kaks sama suurust jõge kokku. Ja see on lihtsalt ajalooline traditsioon, et me oleme teinud mingi süsteemi. Kui mina õppisin hüdroloogiat, siis ka pidime joonistama hüdroloogilist puud mingi, et see on peajõgi ja siis tuleb lisajõgi ja sealt tuleb veel lisajõgi. Tegelikult looduses ei tarvitse üldse nii olla ja looduses võib olla, et see on lihtsalt mingi traditsioon, et kuidas me oleme hakanud, et näiteks noh, lihtsalt see näide, et mitte midagi hüdroloogiliselt ja peale vaata, võite kõik minna Maa-ameti kaardiserverisse vaatama, kui see ütleb, et Navesti oleks peajõgi ja siit tuleb Paide jõgi talle näiteks sisse, sest kui te vaatate ortofoto peal, siis Oru mõttes on see palju selgem jõgi kui selline jõgi siin, eks ju. Nii et või näiteks see on Halliste, mis suubuks justkui siin on Riisajõgi Halliste, mis suubuks Navestisse, siis tegelikult vabalt võib olla see, et see Riisajõgi või siis Halliste võiks teha siin lihtsalt käänu, millesse tuleb siit Navesti sisse. Et Soomaal on 3-4 korda niiviselt, nagu oleks valet pidi läinud see, aga see on noh, mingi traditsioon kujunenud, tänasel hetkel me ei mõtle ju sellele, et räägime näiteks lihtsalt, ma ei tea, Pärnu jõe pikkusest või Pärnu jõe kalakaitsest, siis meil on lihtsalt vaja seda tervet, või no siis me võtame, et need kinnitati kunagi 80-ndatel lausa, et mis on siis see jõgi. Mis aastast see kaart on? See on seesama, selle suurendus, see on siis 1852 vist ta ilmus, jah. Et 1852 või 4. Ta ilmus, seal on ka teksti osa kaasas ja see on nagu üks esimesi selliseid, näiteks see orograafiline kaart, kõrgussuhete kaart, et kus ikkagi selgelt sai aru, et kuskil on Otepää kõrgustik, Haanja kõrgustik. Ilmselt enne seda teati küll, et Haanjas on kõrgemad mäed. Aga näiteks see, et Haanja on 100 meetrit kõrgemal kui Otepää, seda, noh, need olid Struve mõõtmistest, aga siis see Karl Atlev pani nad siis esimest korda kaardile ja kuna Struve näiteks väikest Munamäge ei mõõtnud, siis väikse Munamäe kõrgus selgus alles 30ndatel aastatel. Et jah, nii palju sellest Ratlevist. Siis veel mõned teemad, mis vete juurde võiks käia, mida võiks ju siin rääkida, et siis see vasakpoolne kaart on Rõuge Suurjärve sügavuste kaart. Et see on siis aasta 1903, Max von Sievers oli üks kalanduse entusiast ja tegelikult ma siia sõites mõtlesin, et pagan oleks pidanud järgi uurima, et miks ta seda Rõuget just mõõtis, et kas tal oli nagu, noh, kas oli mingi kuuldused, et see on sügav järv või ja ta oli jah, pigem kalandusekspert ja ta elusaatus oli kurb, ta 18 punased lasid ta Tartus maha, aga enne seda jõudis ta mitmetele järvedele teha siis batümeetrilisi või sügavuskaarte. Toonases mõttes siis tehti neid, ma arvan, et ta tegi ka jää pealt ikkagi, et siis oli hea, puurisid mingi rivi ühtepidi, teistpidi ja siis ta selgus, et Rõuge Suurjärve sügavus on 41 meetrit ja see arv tegelikult püsis üsna pikalt, et hiljem siis vist see 38, mis praegu kuskil levib, on kuskilt 60-ndatest ja nüüd on vist käidud ka seda seal uuesti mõõtmas ja minu arust Rõuge vald on pannud ka keset järve sellise poi, et siin kohas asub 38 meetrit siis, aga ega see järve sügavuse mõõtmine on üks igavene keeruline asi, et seal on küll proovitud teha metoodikaid ja et 5-kilose pommiga, aga ega see 5-kilone pomm oleneb ka, et kas sa lased nagu lihtsalt vabalt või lased niiviisi hästi õrnalt, eks ju, et kui sul on all seda muda üsna palju, eks ju, või kui sa mõõdad sekikettaga, mis on see läbipaistvuse mõõt ja siis see jääb kuskile hõljumi või juba mingi õrna muda peale, nii et siin minu arust see standard on
oli 5 kilo, aga nüüd tehakse seda loomulikult kajaloodiga, aga seal tekib ikkagi sama, et kus see tagasi põrkab, eks ju. Tänapäeval sa võid, ja neid on nüüd tehtud kümnete järvede kohta, et sõidad ju paadiga lihtsalt suvaliselt, sa ei pea hoidma mingeid suunda, sõidad läbi GPS-iga ja palun joonista mulle järve siis põhjaprofiil. Nõukogude ajal tehti seda hästi palju ka, et kui niisutust kuskilt vaja oli, siis oleks vaja teada, et kas järve tühjaks ei tõmba näiteks, et järve vee mahutavus ikkagi. Nii et, aga näiteks Eestis, ma ei tea, mitu järve on Eestis? 1000 järve maa, eks ju. Et Eesti on 1000 järve maa, Soome on 100 000 järve maa. Et teaduslikus mõttes enamik Eesti järvede sügavus ei ole teada. Et ei ole läbi sõidetud niiviisi kõiki Eesti järvi ja kujutame ette, et kuskil ka ma ei tea, mis see annaks meile, et ma ei tea, Mullutu Suurlaht või need Kihelkonna kandis niisugused madalad jäänukjärved, kus sa tead, et seal on nagu, ma ei tea, pool meetrit vett või noh, et mida sa sõidad neist läbi ja teed siis kaarte. Et ilmselt on need sügavamad ikkagi saadud kätte ka, sellepärast et kuskil on algselt ilmselt mingi teave, et ta on põhjatu ja siis ikkagi 50-60-ndatel neid süstemaatiliselt ka uuriti, aga mitte kindlasti kõiki. Nüüd selle parempoolse kaardi peal on jõgede kaart, aga mul tuleb vist veel paar kaarti, et mis on üks teema, mida Eestis mul nagu või kuidagi, et seda pärimust nagu väga palju pole või me teame seda parvetamise teemat nagu, aga kui minna Soome, siis Soome kultuuris on see nagu väga-väga sees. Ja kui minna lõuna poole, siis ei pea kaugele minema, siis seal Koiva ääres, seal on ka suured parvepoiste kujud ja kõik, ja põhjus on ilmselt see, et ega meil nagu parvetusjõgesid väga palju pole olnud, kuigi ka veel 50 Tartu piltide peal võib näha, kuidas Emajõgi on täis, aga ja kohe tuleb üks teine kaart, kus on neid parvetusjõgesid natukene rohkem. Aga parvetusjõgede kaart tuleb, nagu oleks järjekord kuidagi mul, ma ei tea, mis ma mõtlesin, aga veel vetekaart, kõik on vetega seotud Eesti sisevettekaart. 1924 August Velner oli siis sisevete büroo juhataja, tema oli mees siis, kes nagu, no üldse kui Eesti Vabariik tuli, tegelikult siis üks suur asi oli vaja Eestit kirjeldama hakata, vahet pole mis kombel, et teada, mis meil siis üldse on ja ilmus siis 22 ilmus sisevete büroo, see oli vist ikkagi esimene aastaraamat, kus põhimõtteliselt oli siis nimekiri Eesti järvedest ja jõgede pikkuse tabelid ja selline kirjeldus. Ja seal ilmus ka üks kaart, mida seal vasakul hästi niru kaart. Ja ma vaatasin, et kuidas ta nii niruda kaardi sinna sisse pani, pärast sain aru, et ta oli vähendanud selle sinna sisse ja see oli peaaegu loetamatuks. Ja võib-olla siis sellest tulenevalt siis sisevete büroo aastaraamatu 4. number anti eraldi välja Eesti sisevete kaart. See on siis juba mõõtkava võttes ka 600 000, noh okei, ta ikkagi ka suur, põhimõtteliselt võid seinale peaaegu panna ja siin on siis ka jõgikonnad ära määratud, kuigi kui ma seda kaarti kunagi natukene analüüsisin, siis mulle tundus, et ta on küll nagu jõgikondade kaart, aga esmalt torkavad raudteed silma, eks ju, et see nagu oleks raudteede kaart, aga no raudtee on ka läbi ajaloo väga tähtis olnud ja muidugi kartograafias raudtee on midagi sellist, mida tavaliselt pannakse peale, eks ju, et see aitab siis orienteeruda. Nii et, aga selle kaardiga võib-olla üks selline huvitav aspekt ja üks Eesti hüdrograafia, üks palju räägitud asju on, võiks teha täitsa gallupi, nagu, et käsi püsti, aga ärge, et kes usub, et kas Pärnust Tartusse on saanud laevaga sõita ja kes ikka sai ja väga väiksega ja siis ja väga ammu jah, kui ammu ja nii edasi. Mina ei usu seda, aga jällegi ma usun, et kaubad on niipidi liikunud selles mõttes, et
sa läksid nagu nii kaugele, kui said sõita ja siis vedasid kaupu üle, eks ju, et kindlasti ei ole kunagi sa saanud sõita nagu Tartus on lodi, et nüüd mõnusalt läksid niiviisi, sest seda vaadates juba neid kõrgusvahesid on see ikkagi võimatu ja kui keegi ütleb, et ma ei tea, 500 või 1000 aasta eest oli vett palju-palju rohkem, siis seda ma ka ei usu, eks ju. Seda taheti tegelikult kunagi kanaleid ehitada. Jah, sellest tuleb mul üks slaid ka veel, et ega see on nagu pikaaegne ja tegelikult eks see taust tuleb sellest, et igaüks, kes vaatab vanu kaart, ütleme, kui me räägime nendest esimestest Liivimaa kaartidest või kuskil, siis see tundub, ja küsimus on, et kas Viljandi järvest läbi minek, eks ju. Ja nüüd vanade kaarti, kui me räägime siis 17. sajand kaartidest, mitte ärge sinna Kruusensterni sinna otsima minge neid, aga et nagu oleks, ja no muidugi, et Tartu, Viljandi, Pärnu, kõik on ühel joonel ja et kui saad juba Peipsi peale, siis justkui saaks Novgorodi, aga tegelikult vist ei saa ju Novgorodi, sest seal on ka üks veelahe vahel, eks ju, et see ei ole niisama lihtne, eks ju, et kõik kokku panna. Need viikingi arheoloogidel on siin väga omad arvamused selles osas, et natuke lohistati ja kõik lohistati üle. Jah, noh, ja lohistamist ma usun. See Ratlapi, mis sa ennem näitasid, seal oli ka seal oli ka, jah, ühendus. Ja seal, jah, siin on ilusti näha, et ta on ühendatud. Aga nüüd selle ülemise kaardi peal, isegi kui suurendaks, ei saa aru, aga 24. aastaks oli kaitstud mul vist siia pandud üks magistritöö, Tartu Ülikooli esimene magistritöö geograafia osakonnas, teadusmagister. Ja selle magistritöö pealkiri oli, siis autor oli Jaan Rumma ja pealkiri oli siis Viljandi Oru veelahe. Ja põhimõtteliselt oli siis ilmselt Johannes Gabriel Grano andis selle küsimuse, et tee selgeks, et kust siis ikkagi, et kust see veelahe, küsimus on ju tegelikult veelahkmes. Ja nüüd tegelikult tuleb see üks seadus, mida paljudele, kui ma ütlen, siis on nad isegi natuke üllatunud, ma ei tea, ma arvan, et te kõik ei ole üllatunud, aga see, et igast järvest voolab välja alati ainult üks jõgi. Et see on selline nagu, ma imestan, et sellist seadust ei ole nagu Vikipeedias mingi, ma ei tea, vääriseadus on midagi muud, eks ju, aga noh, et võiks nagu olla ja noh, loogika on ju see, et kui sul on kuskilt voolab välja, siis see hakkab alati rohkem kulutama ja et noh, me võime teoorias teha mingi, et paneme 2 lävendit täpselt ühe kõrgusele. Looduses seda nii ei ole ja isegi kui mingi varing ja 2 tükki jäävad ühel kõrgusele, üks hakkab ikkagi rohkem ja lõpuks kujuneb erosioonivaas ja sealt ikkagi voolab kõik ühte välja. Ja nüüd, kui me tuleme selle Viljandi järve juurde, jah, sellel Ratlefil on tõmmatud see veelahe täpselt läbi Viljandi järve. Nagu, just kui Viljandi oleks siis mingi selline maailmas harukordne järv, kust voolab 2 poole. Maailmas on teada muidugi, me võime kujutada hüpoteetiliselt ka üleujutusalasid, kus nagu ajutiselt ujutab midagi üle ja siis voolab mitmele poole välja. Ja Jaan Rumma siis käis lati ja niveliiriga ja väga põhjalikult käis seal koha peal, sest noh, oli olemas küll verstane kaart, aga kus see täpselt on ja siis lõpuks selgub, et see veelahe on siin, põhimõtteliselt kes Viljandit teavad, siis veelahe on, kui te sõidate Tartu poolt Viljandisse sisse, siis see maanteetamm, toona oli ka see maanteetamm, et see maanteetamm on veelahe, et sealt paremale vesi läheb Võrtsjärve poole ja vasakult läheb Viljandi järve ja sealt siis juba Pärnusse. Nii et ei ole Viljandi selline, kust saaks 2 poole voolata ja selle on ta ilusti siis selle 24. aastal, et selle 22. aastal tegelikult seda teadmist veel ei olnud. Et 24. aastal on ta selle siis teadmise, et mis see on see Köstioja tuleb sealt ja isegi siit tuleb Viljandi järve veel, aga siit Tänassilma jõgi siis läheb teisele poole. Aga jah, nendest vanadest sellest projekteerimisest ja sellest unistusest ja minu meelest oli üks 10 aasta eest, 15 aasta eest äkki oli Reformierakonna valimislubadus, et taastame Pärnu-Tallinna veed või Pärnu-Tartu veed, eks ju. Ja on ju see laulupea tuli, mitte see, vaid eelmine vist viidi ka, tuli
kas nüüd tegid see mingi veeteed, oli mingi telesaade, kus nad proovisid ka sealt minna ja noh, et noh, seikluse mõttes muidugi võib proovida, aga lihtsalt, et tegelikult ikkagi üks koht on päris kuiv seal vahepeal. Aga et siis, et see plaan, mis siis oli, ja neid plaane on mitmeid olnud, alati jah, mõned neist on, et Rootsi all tehti mingit plaani, aga see on nüüd 18. sajand lõpp ja Mellini atlased ja siis Viljandi kaardilehe peal on, et tegelikult siis nagu tunduks, et nutikam oleks ümber Sakala kõrgustikku minna, et ühendada hoopis Võrtsjärv Navesti jõega ära ja siis sealt kaudu, et sellepärast, et Võrtsjärve ja Viljandi järve veetasemed on ikkagi mingi 10 meetrit erinevust, et juba see tekitab ka, et jah, me võiks teha mingi, siis peaks ikkagi lüüside süsteemidega, mida Euroopas on ju palju, kes on käinud kuskil Poolas või et see oleks midagi erilist. Aga kui oleks kõrgussuhete kaart ees, siis see tegelikult see loogika, et läbi, siin on suured madalad sooalad läbi Parika järve ja Mellin oma atlasele siia on ta kirjutanud projektiirte kanal, ühesõnaga panin, et ma nüüd ei tea, kas need olid kõik vaja sellisel äkki kahesuunaline liiklus. aga noh, ta pani peale, et ju siis see ehitatakse ära, eks ju, aga ei ole tänani ehitatud ja ilmselt ei ehitata ka. Aga noh, eks Mellin pani oma atlasele ka kustunud vulkaane ja suure tõllu haudasi peale, nii et kus see siis on, suure tõllu haud? Kus on suure tõllu haud? Ikka Saaremaal, aga ta pani neid sinna 2 peale. Suur mees ka. 2 suure tõllu hauda on Mellini atlase Saaremaa kaardilehe peal, et otsige üles, üks on seal põhimõtteliselt Hirmuste küla Viidumäest lõuna poole ja teine on ikkagi Kuressaarest ida poole. Jah. 1925 ilmus üks, noh, ütleme siis tolle aja mõistes võiks öelda Eesti rahvusatlas, et üks väga ilusa kartograafilise kujutamisega kaartide kogumik ja seal oli hästi palju igasuguseid teemakaarte, tegelikult ilmus veel mitu, see statistiline album oli, see oli number 1, tegelikult ilmus siis veel number 2 ja number 3 ka, vist 3 oli põllumajandus, 2 oli ma arvan, et need on Digaris kuskilt leitavad ja noh, selle ülemise kaardi peal, et noh, meresügavused ja jällegi need vesikonnad, aga siin on siis peal ka ikkagi punasega, mis te näete, et siis jõed, mis Eestis on laevatatavad, Narva, Emajõgi, Väikeste Emajõge natukene ja siis see katkendliku joonega on siis need parvetamise jõed, et siin on nüüd natuke rohkem neid parvetamise jõgesid võrreldes selle eelmisega, et Pärnu jõgikond on suhteliselt tihedalt parvetamist ka, noh näiteks see Timm kanal isegi, mis siis kaevati läbi luidete, et saaks, et iseenesest ju see idee, et palk justkui ise läheb, et see on ju ikkagi, see on ju nutikas idee, eks ju, et ja siin on ka siis kas ma tõesti saan, kas need on ka parvetamised siis või? Või ikka laevasõit, kuigi selle järgi nüüd katkendlik joon, aga vast ikkagi laevasõit, et me jällegi jah, oma, kes see ükspäev just, viimases tunas oli, et kuidas mindi Mustveesse või Kallastele või noh, et ikkagi see oli väga tüüpiline, et sõideti laevaga võis sõita sinna, et ei pidanud maad mööda minna, eks ju, et noh, Piirissaarele sellest me saame aru, aga selle kujunduse peal on siis, miks ma selle veel panin, on üks ka veeteemasse puutuv asi on jäätumine, eks ju, et see jää teema on minu arust päris huvitav, see on üks selline ju ka, kui me räägime kliima soojenemisest, eks ju, siis on päris ilus rivi, et on umbes, tavaliselt esitletakse seda kuskil 1700 Põhjasõja järgsest ajast, et
on rekonstrueeritud, siis põhimõtteliselt sadama andmetel sa saad nagu enam-vähem, et kuidas on siis Läänemeri jäätunud ja selline lollikindel reegel on, et kui on eriti külm talv, siis peaaegu jäätuks kogu Läänemeri ära ja viimati oli sellist asja, no natuke keskelt jääb oli vist umbes täpselt 78. aastal või et noh, siis veel 40. aastate, 40. algus, eks ju. Ja tänasel hetkel on soe talv, siis see üle, mis 3-4-5 aastat tagasi oli üks erakordne talv, kus see tulnud lundki maha, siis ikkagi meie kandis jääd ei tekkinudki, eks ju, et see on teine äärmus. Meil üks õpilane luges kokku neid Suure Tõllu jäämurdmispäevasid logiraamatutest ja siis võrdles neid Tallinna lahel Suur Tõll tegutses ja siis luges kokku praegu jäämurdja Karno vist, nüüd viimase 30 aasta jooksul palju keskmiselt siis aastas on jäämurdmispäev ja see vahe on nagu, et umbes 6 aega vähem jäämurdmist on Tallinna lahel vaja teha iga. Jah, et see on niisugune, mina üks päev kuulasin uudiseid ja kuskil räägiti, et suursaarte vahele tellitakse uut praami või seda laeva ja siis seal oli ka see info, et nad on nagu riigi hange, tohutud rahad, eks ju, aga et on langetatud seda jääklassi, siis ma kohe mõtlesin, et see on tegelikult, et kuidas, et see kliima soojenemine, et juba julgetakse siis, ja ma alati tudengitele ütlen, aga et see talv tuleb tohutu külm, et see tuleb nagu nüüd viimaste 50 aasta külmem talv. Ma juba 20 aastat seda ütlen, et ei ole tulnud, aga vaadake, tuleb see väga külm talv tuleb jah, mul tuleb meelde natuke jälle, mul ei ole ühtegi slaidi selle kohta, külma talve kohta, et osad siit teavad ka sellist legendaarset õppejõudu nagu Arvo Järvet. Ja temal on üks selline huvitav ütelus, see on niisugune vee kohta, see on niisugune väga hea võib-olla niisugune tudengitele õppeharjutus, et vee kohta. Arvo Järvet on öelnud, et mina ei taha, ta on 77 aastane umbes, et ma ei sure ennem ära, kui ma näen või kui juhtub teist korda maailma ajaloos, et Võrtsjärves on talvel rohkem jääd kui vett. Ja alguses nagu mõtleme, et mis see nagu tähendab, eks ju, et jääd rohkem kui vett Võrtsjärves, eks ju. Aga kuna Võrtsjärv on erakordselt madal järv tegelikult, ta keskmine sügavus on 2 meetrit umbes, et tema lääneosa on hästi madal, eks ju, idaosas on natuke sügavam ka. Ja jääkate võib Eestis, ta lähebki meetri paksus, ega ta rohkem ka ei lähe. Ja 1940. aasta talvel oli siis olnud mõõdistamiste järgi, et oli erakordselt madal vee tase Võrtsjärves ja tuli tohutu külm talv, et oli ütleme siis keskmine Võrtsjärve vee sügavus oli 1,8 meeter jääd, eks ju, et siis ühesõnaga kui arutad, siis toona oli jääd rohkem kui vett ja nüüd ta ootab siis seda uut ja muidugi mida see kõik sellele elustikule jällegi võib tähendada, eks ju, ja on ju olnud aegu, kus on arutatud, et peaks sinna mingi paisu ette panema, et saaks ikkagi, et Võrtsjärv talvel ummuksile jääks, et peaks hoidma veetaset üsna kõrgel. Nii et siin on jah mõned näited nendest, need on küll, eks ju, paari aasta näited ja suvalised kuupäevad, et see, kas ta üldse midagi näitab, aga ajalooliselt, eks seda on ju registreeritud, et kuskilt mul jäi silma siis see ilmselt on kes hüdroloogiateenistus või mis ta toona ilmselt siis täideti või ikkagi ilmateenistus, ilmselt täideti iga, ma ei tea, päev või et see on nagu blankett lihtsalt, et jääkaart, eks ju, see on 30. aastatest, et siis joonistati, et ma ei tea, kas need on säilinud ka võib-olla kuskil või ei ole no see on lihtsalt blankett, eks ju, et näete ikkagi Muhu väin ilusti, keegi on harilikuga kassa ja siin on ka, see oli veel jälle, mida rohkem hakkad vaatama, et põhimõtteliselt siis erinevatele jäämurdjatele on erinevad märgid, leppemärgisüsteem, et sa pidid siis panema ka, et kus see, et mina nii hästi mereajalugu ei tea, Suurt Tõllu me teame kõik, Tasu ja Jüri Vilms, et kas ilmselt siis 30-tel oli meil 3 jäälõhkujat, eks ju, ja siis hädas olevad laevad, jääs olevad laevad pidid ka nagu kandma siis peale, eks ju,
tegelikult tekkis kohe huvi, et äkki kuskil ikkagi on täidetud sellist ka, et kus siis on joonistatud, et kuidas aga siit väike, see on nüüd ainuke päris vana kaart ja seda mulle meeldib ka näidata ikkagi, et see Olaus Magnus 1539, hästi palju publitseeritud, seinte peal kaunis kaart, esimene Põhjalast selline kaart, kus igasuguseid asju võib välja lugeda, näiteks, et miks kahurid on ikkagi ida poole ja selliseid asju ka, eks ju, siin Eesti kohal. Aga, et see, et Soome laht ja Liivi laht on joonistatud, et ta on jääs, eks ju, et mis oleks justkui, no me võime sellel hetkel, kui see kaart tehti, veel räägiti Euroopas ka veel väiksest jääajast, eks ju, see on aeg, kus Hollandis kanalite peal uisutati ja siis võib öelda, et hollandlased on ikka väga hästi kliima soojenemisega kohanenud, nad on endiselt kõige kiiremad uisutajad, aga nad on omale rikka riigina uhked hallid ehitanud selleks. Aga ma alati mõtlen, et kust ta võttis selle, et keegi pidi talle ikkagi ütlema, et sellise, ütleme külma talvega, et Soome laht läheb jäässe, Liivi laht läheb jäässe, Peipsi läheb jäässe, eks ju. Või me lihtsalt praegu, võib-olla juhus oli see võib-olla, ei tea, eks, aga et seal, ja et see jää on, eks ju, üleval on mingid tüübid uisutavad seal, eks, et ju ta siis aga ma mäletan, et meil, tähendab, kas ma saan valesti aru, et te mõtlete, et meil pole nüüd uuel ajal seda olnud, et meil oleks jää kõik ära jäetud või? No viimati oli 2000, ilmselt kõik mäletate, tudengitega mul on kogu aeg see häda, et nad ei, vasti nad ei mäleta krooni ja siis, aga nüüd nad veel seda mäletavad, 2000 viimased korralikud talved oli 2010, 11 ja 11, 12 või oli 9, 10 ja 10. Mina mäletan Eesti aja alguses, kui meil oli kruiisid käivad siin. Yeah. Kahjuks ma aastat ei mäleta, mul oli kohutavalt kahju, aga see on ammu, väga ammu. Yeah. Igal juhul 1. mail kõik oli jäetud kuni Helsingini välja, nii et kruiisilaevad ei saanud sisse sõita, nii et nädal aega kõik pidid ootama, kõik annuleeriti, nädal aja pärast siis juba sai, aga see oli 1. mail. Jah. Kahjuks ja mis aasta see võis olla, aga see pidi ikka... No ilmselt need leiaks jah üles, aga viimased sellised, kus me räägime ajaloolises mõttes sellisest, umbes sellisest seisust, see on 10-11 talv, et pärast seda meil ei ole sellist... No võib-olla siis oligi mingi 11-12. Et ma ei tea, minu meelest Tallinna laht ei ole jäetud viimased 15 aastat, aga see talv, ma luban. Aga siis vist oli kõrge veeseisuga Võrtsjärve. Soome lahe jää puhul on võib-olla see argument ka veel juures, et merekaubandus, et kui võtad nagu Peterburi sõlmis esimesena jäetud, eks mida rohkem lääne poole, seda vähem jäetud, et kunagi sellepärast ka Paldiski oli oluline, et see jäetus kõige hiljem. Ja, et Paldiskit tegelikult nagu, jällegi niispets, aga peaaegu nagu loeti jäävabaks ikkagi, et see pidi nagu erandlikedel talvedel oli ta jääs, eks ju, et siis oli ikkagi külm talv. Väga jämedalt siis, kui need Vene militaararhitektid planeerisid Paldiskit järjekordselt, see käis lainetena, siis loeti jämedalt nii, et kuu aega hiljem jäätub ja kuu aega varem läheb jää ära. Et kui Tallinnas oli keskmine navigatsiooni see puudumine 3 kuud, siis Paldiskis 1 kuu. Ja, et see oli ikkagi oluline erinevus, aga jah, juba sellel ajal nad teadsid jääseisu. Nii, mis see oleks võinud kuidagi siis ennem olnud, aga Michael Altenberger oli üks ungarlane, töötas Tartu Ülikoolis geograafia professorina ja koostas ühe ka sellise põhjaliku Eesti kirjelduse ja siin nüüd on päris palju neid parvetamisega seotud infot, et kus alaliseks laevasõiduks, aga jõgi alaliseks parvetuseks kõlbulik, jõgi ajutiseks parvetuseks kõlbulik ja jõgi, kus parvetamise alguskoht teadmata. Aga ilmselt ikkagi parvetatakse, nii et Pärnu jõgikonnas niikuinii, eks ju, aga eks seda Alutaguse metsades ka, aga et kas ma näen näiteks, et väike Sõtke-oja isegi, et ju seal midagi on siis parvetatud, eks ju, et tegelikult ma jällegi ei oska kommenteerida, et mille alusel ta kogus need andmed,
nüüd ma korra küsin vahel, jah. loll küsimus, aga see vesikond tähendab seda, et sellest piirist siis, no kui Soome lahe vesikonna võtame, siis sellest punktist põhja poolt kõik nagu voolab Soome lahte. jah. Okei. Ja kolmeks siis on jaotatud Eesti niimoodi, et no põhimõtteliselt muidugi on see ja siin noh, nüüd oleks vaja Arvo Järvetit siia, et on jõgikond, vesikond, selles mõttes, et tegelikult näiteks Pedja vesi läheb ka ju lõpuks Soome lahte, eks ju. Aga lihtsalt, et see traditsioon on tekkinud, et seda me loeme siis Peipsi järve vesikonnaks, et ta läheb esialgu Peipsisse, eks ju. Ja muideks ma ükskord mõtlesin selle peale lihtsalt, et kui Eesti peale kukub üks veemolekul, et kust on kõige pikem tee, et ta jõuaks merre siis nagu, et võiks see kõige pikema jõe niiviisi välja arvutada, on ju, siis minu meelest see ongi siin, et kui ta kukub umbes sinna, siis ta peab tulema siit sinna, eks ju. Et siin on tegelikult näiteks see Pedetsi jõgi läheb ju hoopis Taugava jõkke, eks ju ka, et siit on ka tegelikult päris pikk maa, eks ju, aga see vist pani kõigile ära, nii et seal eelmise kaardi peal seal ongi see alumine osa läheb eraldi mingi Läti vesikond. jah, tähendab seda, see on see vesikond ja jõgikond, see on nüüd see, et tegelikult on ju nii Pärnu kui Koiva kui kõik nad on Liivi lahe vesikond mõnes mõttes, on ju, aga me eristame siin, et see on nüüd Koiva jõgikond siis, eks ju, või see on Koiva jõgikond, see on Salatsi, Pärnu, eks ju, me saame niiviisi, aga kõik nad lähevad ja lõpuks on ju kõik üks Läänemeri, eks ju, see oleneb siis mis kord selle kolme vesikonna siis piiri peal on? See, kus need seal üleval on? siin, jah. Pandivere kõrgustik põhimõtteliselt. Okay. Ja trikk on seal see ju ainult, et ta kukub sinna maha, aga tegelikult ta läheb kõik karstilõhedesse, ta tuleb tegelikult kõrgustiku servaaladelt allikatest välja, eks ju. On see kuidagi tähistatud ka, kui sinna minna? Ei ole ja selles mõttes ei olegi, et pruuni sildi võiks panna jah, et siin on, sest seal ei ole, see on näiteks Pandiveres, kui ringi sõidate, siis et midagi, mulle tundub, et midagi on nagu puudu ja need on kraavid. Et ühesõnaga seal kõik, mis kukub, läheb siis, nii et noh, põhjavesi, mul ei ole näiteks põhjavee kaarti ka, et see on ka vetega seotud, eks ju. Et võib-olla jah, Pandiveresse vist oleks ikka naljakas panna, et siit läheb, kuigi näiteks mul tuleb meelde, et see on nagu kirjanduses olemas, et näiteks Munamäe lähedal, ja enamasti veelahkmed on ju kuskil kõrgustike peal, eks ju, noh, mägedes, suurtes mägedes ka me saame aru, et oli siis Plaksi külas on Krahvi talu ait väidetavalt, kus ühelt poolt vesi läheb siis, ma ei tea, kus ta läheb Mustjõkke ja otse Liivi lahti ja teiselt poolt läheb Pihkva järve siis, eks ju, noh. Et kuskil ta on Munamäe lähedal, noh, et lihtsalt, et kuskilt peab nagu minema üks ühele poole, teine teisele poole siis, eks ju. Nii. Ahah, järvedest pole veel eriti üldse rääkinud. Mõtlen, palju mul slaide jäänud on veel. Heinrich Riikoja, järveteadlane, pani kõik järved, et noh, ikkagi see sama vaim, et Eesti kirjeldamine, eks ju, et kõik järved siis kaardile, igale järvel number, muideks, need peaks olema siiamaani järveregistris on see üks osa sellest numbrist, tänapäeval on ta pikem number, peaks olema üks osa see, mis tema omal ajal pani mingi numbri. Et ja noh, põhimõtteliselt selle juures oli ka kataloog, eks ju, ja Verstase kaardi pealt ta neid siis pani, aga mis siin noh, et kus siis me võime öelda, et kus siis Eesti kõige rohkem järvi on, eks ju, et Lõuna-Eesti see moreenmaastik ikkagi pakub või seal on nagu järvi rohkem, joonistub välja ka see Kurtna järvestik, joonistub välja ka Tagamõisa poolsaar, kus on väga palju maatõusuga järvi ja millegipärast on ta ka siis Loosalu raba suuremad laukad nagu lugenud eraldi järvedeks, aga see on nüüd, see lauka teema on üldse üks väga põnev, et me ütleme, et meil on 1000 järve või 1500 järve ja siis kuskil tulevad ja 20 000 laugast, eks ju. Aga laugas, et kas ta on järv või ei ole, eks ju. Suuremad laukad, võib-olla seal see traditsioon on läinud nii, et millel on nimi olemas, siis me ütleks nagu, et ta on järv. Aga mõnel, noh, vaadake ortofoto pealt, et ma ei tea, Nätsi raba või Kakerdaja või kuskil sul on nagu sadu järjest, eks ju, et kas ja samas see laugas on niuke, kes keeletundlikumad inimesed, nagu kuidas laugas inglise keeles on näiteks või. Et meil on ta niuke puul vist või? Puul tähendab midagi muud ka nagu, et meil on ta nii nagu iseenesest mõistetav,
et raske tõlkida ja nii et meil on umbes paarkümmend tuhat laugast ja noh, seal ei ole nagu mõtet täpsemaks ka minna, sest nad on sageli sellised nagu omavahel natuke ühendatud, et noh, et kas me siis loeme seal erinevaks, aga millegipärast, et ärge siia kanti mingi, et oleks nagu tohutu järjestik, et seal on tegelikult laukad, millegipärast on lugeda. Võib-olla suvitas seal. Pigem võib-olla ma ei tea, Verstase kaardi pealt on ju aru saada, et see on nagu raba ja seal on nagu laukad. Ja siis tehti veel isegi sellist teadust, et siis see August Kärsna oli üks matemaatik, et teha, kui ma esimest korda isolinna ritm, et siis, et jagada kuidagi pindalaga läbi, et siis saab teada, kus, noh, põhimõtteliselt tulemus jääb nagu natuke samaks, eks ju, aga et kus siis rohkem järvi on, noh, see Kagu-Eesti ikkagi jääb Haanja kõrgustik, et kui keegi küsib mu käest, et kus on Eesti, või vahest, et see Kurtna öeldakse, et Eesti järvede rikkam ala, siis ma võin Haanjast leida arvuliselt pindala kohta järverikkama ala tegelikult, aga Kurtnas on nad võib-olla selline tüüpilise järvestikuna koos, et ja kui vaja, siis leiab sealt Tagamõisa poolsaarelt veel järvede rikkama ala, eks ju, veel siin mõned kaardid, no jõgedega on, veejõud on alati väga tähtis olnud, eks ju, et selle kaardi täpselt aega ei teagi, sellepärast et pealkiri on, eks ju, Eesti NSV veejõuseadmete seisuga 39, aga noh, ju ta on nõukogude aja alguses tehtud, võib-olla ka 40, et noh, Narva jõgi on, tegelikult peaks Narva olema siin lihtsalt selle skaala mõttes, ta on väga-väga palju üle kui kõikidest teistest, eks ju. Ei, see on sul veejõuseadmed, mitte veejõud ise. Ja okei, et mis seal on? Seal oli 1930 tehti Narval üks hüdroelektrijaam, aga see on eriti suur. Ja. Siin on muidugi see veel, et üle 1000, mis see HP on? Hobujõud. Hobujõud ikkagi. Horsepower. Targad inimesed. Eestikeelne kaart on. Ma oleks et üle 1000, mis võib tähendada mida iganes, seda võib ka tähendada. Aga tõesti, tollel ajal seal ju seda tänast elektrijaama ja see ei näita jõudu. Ei, aga seal üks elektrijaam oli. Ja. Nii et, mis see päike hakkas? Pihkva järvest või sellest, ma ei ole rääkinud veel, et sama nagu tehti merekaarte, tegelikult tehti ka siis ikkagi järve osas ja noh, muidugi võib-olla polnud andmeid ja polnud viisakas nagu teha siis Vene poole kohta, aga selle kaardi kohta ma tahtsin veel seda öelda, et lisaks sellele, et siin on peal näiteks Eesti ja Vene värav ja Vene värav ei asu siin, vaid Vene värav asub siin. 5 aastat tagasi me sõitsime Lodjaga sealt läbi ja küsisime Vene piirivalve käest luba, ütlesime, et me ei saa siit läbi sõita, on liiga madal, tegelikult me valetasime neile. Ja nad lubasid, sõitsime läbi, päris huvitav siit läbi sõita, niiviisi. Aga selle kaardi pealkiri on jällegi, võib-olla vajaks rohkem uurimist, aga ma arvan, väga ei vaja ka, sest soe järv. Ma arvan, see oli lihtsalt selline eestistamise, et minge oma Lämmijärvega, et see on nagu murdekeelne sõna, et kirjakeelne sõna on soe ja see on soe järv, et ma arvan, et keegi ei kasutanud sellist sõna nagu soe järv, et mis on jah, vist toob selle nalja, et soe süük, te pandi Võrumaal ja siis see oleks nagu hundisöök, on ju, et siis, et ja noh, siin on ka neid ta võib-olla otse vene keeles tõlkisid nüüd. Jah, venelased muidugi kasutati Jopla joosere, jah, aga noh, eesti keeles on ikkagi Lämmijärv, siin ei ole nagu see soe kõlab isegi nagu hundijärv, et aga jah, see vasakpoolne kaart, et ilusti selles samas nagu merekaardi strateegias muidugi seal on ees, aga kui te näete, seal ei kuulu, ma ei mäleta, mis see viimane avalikkusele või mingi selline sõna ikkagi, et ega siis see kaartide salastamine ei ole midagi nõukogude aegset või et seda kõik riigid on seda teinud, nii et ega Eesti paljudel kas topokaartidel oli pea avalikkuse kohta midagi või salastatuse kohta, oli vist ikka. Jah, et ikka, et ei olnud nii, et igal pool, see ei olnud nii nagu tänapäeval, et sa või tänapäeval, et vaatad lihtsalt, et kas vot,
nõukogude ajast veel üks niisugune primitiivne kaart, aga ühtepidi võib nagu naerda, eks ju, et Vene ajal, et see oli nüüd see tase, mida võis nagu, aga samas võib-olla õpetuslikus mõttes, et noh, et kuidas üldistada, siis see ilmus 86, paljudel on võib-olla kodus selline õhuke brošüür Eesti NSV vooluvete ja jõgede ja ojade ja kraavide ametlik nimestik oli niisugune, et selle vahel siis, et noh, et igal sellel on siis see number, vaatad, siis on ära öeldud, et kust ta algab. Minu meelest äkki see ongi see kurja juur, mis tegi Võhandu jõe Eesti pikimaks jõeks, et enne seda oli Pärnu jõgi, et kuna ametlikus nimestikus pandi siis seal Pühajõgi ja Võhandu kokku, eks ju, et siit ta välja see isegi tulema, aga no las ta olla. Aga nüüd ma lõpetuseks veel mõned tänapäevasemad kaardid, et rahvusatlases sai, noh, põhimõtteliselt on samu asju korratud ja nüüd noh, kujutusviisis küsimus, et võib-olla, no kui ma visuaalselt praegu vaatan, siis see näiteks on palju ilusam, mis sai viguriga kaartide raamatusse, aga see, kui te näete seda sinist, see kõik on kraavitus. Et tegelikult me oleme Eestis, ma ei mäleta selles artiklis, mis me juurde kirjutasime, oli see number ka, et kui palju on Eestis kaevatud kraave. See ei tähenda, et kõik need kraavid kogu aeg on vett täis, eks ju, nad enamasti on siis ju, enamus neist on kuivad, aga nüüd järjest rohkem kirglikult ju kogu see metsade uputamine ja kõik, millest me räägime, et tegelikult noh, et siin on näha näiteks, eks ju, Alutaguse lõunaosa, et siin on, tähendab, mis ta siniseks teeb, vist oli see, et on mingi filter, et kas iga kraavist 2,5 kilomeetrit või midagi on juurde pandud, et te näete, siin on see võrgustik tegelikult on ju ja siniseks värvub ta selle pärast, et siin on mingi, või siis noh, see Soomaa teema, noh, et kõige kuivemad kohad justkui oleks rabad, aga tegelikult ei ole raba ka ju kuiv, eks ju, et see suur ja suur Kuresoo, eks ju, ja siis Pandivere kõrgustik, jah, justkui see Eesti veetorn siis, et kuhu kõik sajab, imbub sisse ja kui siia näiteks panna niisugune, et allikate mingi punased täpid, siis ilus ring tuleks ümber Pandivere kõrgustik. See on see, miks siia paned väetist üleliia ja seda on läbi ajaloo pandud, siis see kõik tuleb üle Eesti laiali. Ja see on siin, eks ju, ei ole või? Tammsaare kant või? No, et kui tema teaks, et kui palju jõuti ikkagi veel üks, tähendab riigi mõttes, nüüd see on niisugune ajendatud sellisest nagu veresoonkonna süsteemist, aga riik tegelikult on veel niisugune, see on niisugune bürokraatlik termin, on sellised alamvesikonnad, et kuidas sa ei saa ju näiteks, et üks maakond ei saa hallata jõgesi, sest jõed voolavad mitmesse maakonda, eks ju, aga no võib-olla lihtsalt ilus vaadata. Veel midagi päris uut, et mis tänapäeval areneb, on see, et mis meil vee all on meres. Et see on täitsa põnev teema, eks ju, et ennem me oleme mõõtnud lihtsalt sügavusi, tänapäeval me saame lidariga ja Eestis on üks uus pinnavorm, või ta ei ole siis pinnavorm, ta on veevorm. Ta on vee all, näete, ta on Väina merest lõuna pool ja Soomes on neid maa peal ka ja minu käest ka keegi küsis, et kuidas eesti keeles, et soomlased on välja mõtlenud, noh, me teame voor, oos, aga on niisugune sõna nagu murdo. Ja need on sellised, nad on tõenäoliselt noh, jääliiklused, natuke niisugused kolmnurksed, vot see on hästi tüüpiline. Ja Soomes on neid nagu maa peal ka olemas. Ja noh, Eestis tükk aega arvati, et ei ole, aga tegelikult on siis Väina meres olemas ja noh, keegi, Siim Veski küsis mu käest, mis võiks panna sellele eestikeelseks nimeks nagu. See murdo on nii tobe, ei saa ju kuidagi nagu eesti keelt murdo. Mis see on mingi murdumine? Vist on midagi murdmisega ikkagi, kes soome keelt oskab, mina ei oska, ilmselt on midagi. Tegusõna on jah sarnane, kuidas see vorm on tuletud, kui ma ei kujuta ette. Murrang oleks nagu ka ei sobiks. Ja sõnaus. Ja nüüd tuleme selle sama kaardi juurde lõpetuseks tagasi siis ikkagi, et see kaart, mis siis, palju seda trükiti? 50 000 siis jah. Et selle kaardi autorid oli perekond Jagomägi pluss Raivo Aunap ja noor Priit Jago
Agomägi, kes praegu siis Tartus Lodja kapteni ja Lodja seltsi veab siis ja et enne kui see kaart trükki läks, siis tal tuli üks riukalik mõte, et paneks ühe sügaviku peale sinna vasakusse nurka Mari-Anni sügavik. ja lihtsalt ilmselt keegi seda ei pannud ka tähele või ma ei ole tegelikult küsinud, kas nad kõik koos mõtlesid seda, aga Priit, mina tean, et Priit mõtles selle välja ja kas siis teised, sest noh, et neid igasuguseid sügavikke, need on kunagiste mingite Vene navi nende mingite hüdroloogide nimed siin ikka, aga siis see Mariani süvikust niisugune pani siis sellise väikse nalja sinna ja nüüd on ta seal, kui ta on laulu sees, siis sinna ta jääb ja teda on 50 000 tiražeeritud, eks. Nii et vot, aga aitäh kuulamast ja võib siin veel küsimusi midagi, rohkem mul slaide ei ole. Ei, ma arvan, et seda ei ole mõtet anda hiljem välja. Aga ei ole uuemat Eesti Veed kaarti nagu ette? Sa mõtled niiviisi Eesti Veed, no selles mõttes, et selliseid rahvusatlases ja selles viguriga kaartides, et sellisel kujul nad on natuke väiksemas mõõtkavas, eks ju, aga kui me tänapäeval räägime mingist paberkaardi, jah, õpetuslikus mõttes koolis võiks ju olla Eesti jõgede kaart seina peal. Jah. Meil paari kuu pärast peaksin seina peal olema Läänemere kaart, mis on siis tehtud niiviisi, et seal on Läänemere vesikond, siis kõik jõed, mis suubuvad Läänemerre nagu esile tõstega siis tehtud. Ehk siis see läheb mitte ainult Läänemere-äärsed riigid, vaid natukene ka need, kust kaugemalt vett tuleb. Aga kahjuks selleks loenguks ei saanud veel valmis, et siis Tiina kutsume eraldi vaatama, saadame kutse, kui avame selle kaardi, et siis tuleb suures formaadis üks siis kõik saavad aru, et kui palju põllumajandusmaad näiteks on ümber ja palju siis väetisi kõik, mis sinna Läänemerre lähevad ja sealt nad ära kuskile ei lähe. Veel küsimusi? 91 ilmselt, kui midagi võtta öelda, siis sai ühe peale panna, nüüd on nii palju spetsialiseerunud. Ja ma mõtlesin selle Mari-Anni peale, mis on nüüd jäänudki sinna 91. aasta kaardi peale. No ja ei, ma ei tea muidugi jah, et kui palju tänasel hetkel keegi neid kasutab, neid, mingid madalikud on ikka nimedega olemas, et ma ei tea, kas üldse, peaks kuskilt vaatama, kas sellel on mingi nimi ka olemas. Jah, päris nimi ka olemas. Või on juba, kuna see nii ja nimi, siis on juba nagu rööpnime. Ma ei küsi midagi, aga ma räägin ühe loo. Tähendab, kunagi oli Paldiskis selline nagu Pentagon, suur 9-korruseline on, aga see on nüüd maha lõhutud. Ja ma käisin kusagil aastal 96 ja seal aknad olid sisse ja seal seina peal oli ookeanide kaart okeaan. Ja seal meresügavused niimoodi. Aga see on umbes nii suur nagu sealt uksest kuni ütleme selle kapini. Ja kõrgus on umbes selle nagu see siit alla niimoodi, see madama osa. Ja ma tirisin selle siis maha sealt, sest ta oli küll kinni liimitud. Aga ja seal oli natuke altpoolt osa oli ka nagu kaldunud sealt. Umbes 90% ja siis ma tirisin ta maha ja viisin mulle koju ja seisis seal aastaid rullis. Mul polnud niisugust elamist ka tekkinud, et ma paneks selle mul kodus sellesse. Ja siis paar aastat tagasi ma andsin siis selle Hiiumaa militaarmuuseumile, et tehke sellega, mis tahate. Et kui teil ka niisugust seina pole, siis pange ukse peale või kusagil katke uks või midagi. Ma ei tea, mis nad teinud on. Täiesti käest küsimus. Eks neid võis Vene ajal anti välja selliseid suuri on ju maailma. Ei, ta oli jah, ta ei olnud otseselt niisugune, kuidas öelda, mingi õppekaart, aga lihtsalt ta on illustratiivne, nagu see meresügavus. Siia võib lihtsalt öelda, et minu meelest keegi võib paradada mind, aga et see Mariani süvik, et kas selle mõõtsid venelased esimest korda ja selle mõõtmise juures, kas ei olnud Ivar Murdmaa eestlane ka? Kes suri minu meelest siin paar aastat tagasi, ta elas minu meelest Moskvas elu lõpuni. Umbes 30 aastat tagasi andis ta Tartu Ülikoolis loenguid ja siis ta oli nagu tohutu vana mees ja ma sain tema käest ka ainepunktid ja nüüd ta paar aastat tagasi suri minust 95 aastasena. Minu meelest tema oli siis selle Mari-Anni süviku mõõtmise juures, et ilmselt see oligi niisugune ookeanide, mingi hetk 5-60-ndatel see oli hästi nagu moodne, isegi ju 90-ndatel National Geographicu mingid või kuskil tulid need veepõhjakaardid, et see oli midagi nagu
Gruusia Stern ei teadnud sellest mitte midagi. ma just mõtlesin enne seda algust siin, et merekaardid on väga huvitavad, et kõik need maismaakaardid, et kui me vaatame sama kõrgusjooni, siis me nagu läbime neid, et kui me läheme üle mäe, siis me oleme ise nii kõrgel, aga merekaardi puhul, et me oleme alati samal tasapinnal, aga siis me just teame, mis seal all on. tea, kas Gruusia Stern vahest lasi, et mõõdaks, kui sügav siin all on ja siis köis mingi 100 meetri pealt otsa. Meil sügavusi tehti regulaarselt, et siis nojah, aga mingis hetkes neil ei olnud ju 4 kilomeetrit. Neil on ikkagi põhiline oli need nagu sügavus, nagu kas laev saab läbi või ja jah, no veel kalda ääres ikka jah, et üks niisugune žanr, mis meil jookseb ka selles arhiivides läbi, on Briti merekaardid siis siit Eestimaa rannikust, mis on näha, see on Briti meremeeste poolt tehtud, aga vead tulevad sisse maismaa osas, sest nad on põhiliselt teinud seda mere peal. Üks on ka see üsna kuulus pilt on Krimmi sõja ajast siis Tallinnast vaadatuna, eks ju. need on niisugused 3D moodi asjad niisugused küljed. Seal on tohutult vigu ja see on just sellepärast on tehtud tegelikult sõjalaevade luureandmete põhjal, see praegu kuni joonistanud. Et sealt on nagu teistpidi, et me maalt näeme merd valesti ja nemad näevad meret maad valesti. Kui uurida vanu kaarte, siis üldse on nii, et need, kes tegid merekaardid, on teinud midagi maast ja kes tegid maakaardid, on teinud midagi merest. Ja sama ja maa- ja merekaardid võivad kujutada täiesti erinevad rannajoont, et see on väga huvitav, et need kogukonnad omavahel nagu üldse väga läbi ei käinud. Maarotid ja veerentid. Maakaarte peaks ei teinud, need kasutasid siis nagu mõlemaid andmeid, aga üldjuhul jah. Need Vene dessanti